Eestis elab vähem kui 1,5 miljonit inimest. Neist umbes 130 hukkub igal aastal tuleõnnetustes. Nende numbritega on Eesti pidevalt nii Euroopas kui ka maailmas esimese 3 seas. Kuuldes öösel suitsuanduri signaali. Esimesena peaks minema vaatama, mis on juhtunud, et miks see suitsuandur üldse piksub. Ilmselt ta tunneb oma toas suitsulõhna, kuuleb suitsuanduri signaali ja ta peab hakkama ju kuidagi tegutsema. Järgmiseks peaks kindlasti ajama üles ülejäänud pereliikmed. Samaaegselt peab inimene võtma oma mobiiltelefoni ja helistama häirekeskusesse, sest neid 2 asja, ruumist väljumist ja helistamist, saab teha üheaegselt. Selline väga kiire ja läbimõtlematu väljajooksmine võib lõppeda sellega, et inimene siseneb trepikotta, kus on palju rohkem suitsu ja tema põgenemine võib lõppeda sellega, et ta leitakse trepikojast teadvusetuna lebamas, kuna ta on saanud mürgitusse seal. Kui vingugaasi kätte jäänud inimene teiste inimeste poolt, päästjate poolt on toodud õigeaegselt õue, puhta õhu kätte, siis üsna sageli meedikutel õnnestub see inimene ka päästa. Nii et kui siin nüüd tahta panna võrdlusmomente, kas ennem teatada häirekeskusesse või tegutseda ja siis helistada, siis tegelikult see on väga tunnetuslik, kuidas inimene ise endaga hakkama saab. Või seda please. Või ees. Kui tuleb häirekeskusesse kõne, siis samaaegselt kõne saabumisega läheb välja ka päästemeeskond. Küsimuste ajal juba meeskond on sõidus ja reaalajas raadioside kaudu antakse informatsioon edasi. Ometi oleks nii lihtne ennast hoida. Üks väike liigutus igas kodus ja meil ei tuleks lüüa maailmas sedavõrd traagilisi rekordeid. Enam kui 1 inimene iga 3 päeva tagant. Rohkem kui 2 inimest nädalas, 2 perekonna jagu inimesi kuus sureb tulekahjudes. See perekond on elus tänu suitsuandurile. Allkorrusel aga põleb parasjagu mees, kellel suitsuandurit ei olnud. Sündmuskohale saabudes tegelikult reeglina valitseb seal ärev olek ja paanika, mis võib tegelikult inimesi ka pärast ennast üllatada, et ta käitus tegelikult väga ebaloogiliselt ja üldse mitte süsteemselt. Küll aga kohale saabunud päästejõud tegelikult ootavad väga sellist koostööd, arusaamist ja ka kaasamõtlemist ja kaasa tegemist. Miks päästemeeskond varem ei tulnud? Võib-olla oleks jõudnud teda veel päästa. Seda, kui kiiresti päästemeeskond saabub, saab arvutada valemi abil 2 tundmatuga.
me teame, et häirekeskuses registreeritakse kõne 1 minutiga. 2 minuti jooksul sõidab päästemeeskond välja. Me ei tea aga, kui kiiresti tulekahju avastati ja kui kaua võtab meeskonnal aega kohale jõudmine. Suitsuandur kahandab selle valemi vaid 1 tundmatu peale. Andur on väga tundlik, ta annab väga algfaasis tulekahjust teada, et enne kui hakata ka evakueeruma või korterist põgenema, siis tasuks mõelda selle peale, kas me suudame selle tulekahju ise ära kustutada. Järgnev lõik on filmitud termokaameraga. Mees tugitoolis on tukkuma jäänud. Hõõgu sigaret on vaibale kukkunud ja selle süüdanud. Tulekahju esimestel minutitel tõuseb temperatuur toas aeglaselt, jõudes 3. minutiks 300 kraadi juurde. Alates 4. minutist tulekahju hakkab levima väga kiiresti ja lisaks mürgistele gaasidele ehk siis suitsule on seal ka temperatuur, mis on jällegi lae all kõrgem ja mida põranda lähemale, seda madalam. Neljandast minutist hakkab aga temperatuur järsult tõusma, jõudes juba 600 kraadini. Hapniku hulk tulekahjul on väga oluline, sellepärast et üheks oluliseks põlemiskomponendiks on ju õhuhapnik. Elamiseks on tarvis meil 21% circa, et me saaksime hingata ja tegelikult on ka seda vaja tule põlemiseks. Ja kui nüüd on tulekahju areneb selliselt, et ta on kusagil ruumis ja ta ei saa peale lisahapnikku, siis tegelikult tulekahju põletab selles ruumis ära õhuhapnikku ja ta lämmatab iseennast. Kui toal on uksed aknad suletud, põleb kogu hapnik ruumis ära ning põleng tardub 7-8 minutiga puhkefaasi. Leek taandub, kui toa temperatuur jääb 700 kraadi juurde püsima. Sellised ruumid on veel tükk aega ohtlikud, kuna seal sees on olemas kõrge temperatuur ja põlemisgaas, puud on hapnik. Ja kui nüüd näiteks selline uks või aken väga kiiresti avada, siis me anname selle 3. puuduva komponendi ja toimub väga äkiline põlemisgaaside taassüütimine, mis on plahvatuslik. Akende purunemisel tungib hapnikumass tuppa ning tuli saab uut hoogu juurde. Kuumustoas tõuseb üle 900 kraadi, üle temperatuuri, mida kasutatakse krematooriumis surnukehade tuhastamiseks. Viis minutit harjame me igal hommikul oma hambaid. Keedame muna ja hommikust teed. Viis minutit ootame me järgmist trammi. Ning soojendame talve hommikul automootorit. Viie minutiga teeme me reklaamipausi ajal võileibu. Ning meie süda lööb enam kui 300 korda. Tulekahju tapab 5 minutiga. Nagu me teame, eraldub suletud ruumis põlemisel vingugaasi, mida sisse hingates satub kopsude kaudu verre süsinikoksiid. Hemoglobiin, mis tavaliselt peaks kopsudes siduma enda külge hapnikku, hakkab haarama hoopis süsinikoksiidi. Hemoglobiin seob endaga süsinikoksiidi ligi 300 korda intensiivsemalt kui hapnikku. Nõnda tekitab juba väike kogus vingugaasi sissehingamisel ohtliku hulga hemoglobiini süsinikoksiidi ühendit, karboksühemoglobiini, ja veri ei ole enam võimeline hapnikku transportima. Hapnikupuudus süveneb kiiresti ja inimene hakkab lämbuma. Inimese süda pumpab ühe löögiga umbes 200 milliliitrit. See on 1 klaasitäie verd, mistõttu kopsudesse sattunud vingugaas kandub vaid mõne sekundiga üle kogu organismi. Erinevalt kõikidest teistest tulekahjul või ka põlemisel tekkinud tüüpilisest suitsust, mida kõik on näinud, ei ole vingugaasi eraldi võimalik tajuda.
mistõttu kõik need põlemised, kus sellist paksu tossu või paksu suitsu ei teki, on vingugaas väga salakaval, teda ei ole võimalik ei näha ega haistida kuidagipidi. Ja esimene, mida inimene tunneb, on siis peavalu, iiveldus, silmes läheb kirjuks, hakkab pilt ringi käima, kuni õige ruttu ta kaotab teadvuse ja kui ta abi ei saa, siis ta hukkub. Vaatame nüüd suitsuandurit lähemalt. Suitsuanduri korpusel on kontrollnupp ja signaallamp. Kuni lambike vilgub, on andur töökorras, patarei tühjenemisel aga tuluke kustub. Korpuse all asuvad suitsuanduri 3 põhilist komponenti: toiteallikas ehk patarei, avastamiskamber ja alarmkeskus. Ooterežiimil on avastamiskambris paiknev valgusvihk suunatud vastuvõtjast mööda. Tulekahju korral tungib suits avastamiskambrisse ning peegeldab valgusvihu vastuvõtjasse ja alarmsignaal rakendub tööle. Ühe suitsuanduri töö raadius või piirkond on siis circa 60 ruutmeetrit. Tavaline siuke keskmine paneelmaja 3-toaline korter on enam-vähem ühe suitsuanduri tööpiirkonnaks. Tavalisse 3-toalisesse korterisse tuleks muretseda vähemalt üks suitsuandur, mis tuleb kinnitada võimalikult korteri keskele. Paremal juhul võiks suitsuandur olla igas toas. Oluline on ka anduri õige paigaldamine. See tuleb kinnitada toa keskele lakke, kuhu suits koguneb kõige kiiremini. Andurit ei tasu paigaldada vannituppa või kööki, sest veeaur tekitab seal valehäireid. Kui suitsuandur on paigaldatud nõuete kohaselt õigesse kohta, siis peaks kindlasti teda ka natukene hooldama. Ei pea nüüd päris iga päev lapiga üle käima, aga 6 korra või paar võiks tolmuimejaga üle käia, et ta oleks tolmus puhas. Sellepärast, et kui ta suitsuandur läheb liiga tolmu täis, siis ta ei pruugi üldse tööle hakata või siis hakkab teile valehäireid andma. Ja samuti vajab ta siis patarei toidet. Kui nüüd patarei hakkab tühjaks saama, siis tuleks ka patarei välja vahetada. Sellest saab aru selle järgi, et ta hakkab tegema siukseid üksikuid piikse teatud ajavahemiku tagant. Kui olete suitsuandurit lohakalt hooldanud, ei hakka ta vajalikul hetkel tööle. Suitsuses ruumis on madalal, põranda lähedal alati õhuke puhta õhuga tsoon. Kui tuba on suitsu täis, visake pikali ja liikuge võimalikult põranda ligi. Ühe drastilise näitena võib tuua siis juhuse, kus tulekahju puhkes korteris ja milles oli 2 inimest. Kui nad takerdusid suletud raudukse taha, siis päästjad sisenesid sellesse ruumi aknast ja kui need inimesed leiti, siis üks oli istuvas asendis vastu ust, teine oli kõhuli põrandal, hingamisteede vahe võib olla 40 sentimeetrit ja meedikud siis taaselustamisel selle inimese, kes põrandalt leiti, taaselustasid ja kes oli istuvas asendis, kahjuks mitte. Häirekeskuse telefonile 112 saate helistada igal ajal, ka siis, kui teie telefoni kõneaeg on otsas. Tulekahju või õnnetuse korral on kõige olulisem päästekeskusesse helistades öelda, mis
juhtus, mis sündmuse liik on, kas on tulekahju või on õnnetus või on inimese elu ohus. See on kõige olulisem. Järgmisena on info see, et kus juhtus. Täpne asukoht, täpne aadress. Kui on linnast väljas või asulast väljas asukoht, talumaja või suvila, see on väga hea, kui inimene oskaks öelda lähimast asustusüksusest teejuhatuse selle sündmuse juurde, kuhu ta siis kutsub abi. Häirekeskuse telefoninumber on 112. Nüüd, kui tahta liikuda hoones, kus on tulekahju ja ta täpselt ei tea, kus see on, siis enne ukse avamist tasuks ust kontrollida, katsuda teda ülemisest ukse osast, kas ta on soe või mitte. Seda võiks teha käeseljaga, kuna käeselg on tundlikum kui peopesa. Tasuks vaadata, kas ukse vahelt imitseb suitsu ja kindlasti tasuks katsuda ukselinki, sest ukselink on metallist, metall juhib soojust väga hästi ja ukselink on läbi ukse. Ja kui ukselink on soe, siis seal taga on temperatuur kõrge ja sinna ei tasuks minna. Tulekahju on saavutanud sellise mõõdu või on teie jaoks sellise koha peal, et te välja toast ei saa, siis tasuks kindlasti see oma välisuks, mis avaneb siis võib-olla tulekahju tsooni tihendada. Selleks on võimalik siis katta kinni uksealune, näiteks kas või jope võtta esikust ja panna ta maha. Olles nüüd akna peal ja vaadates päästeteenistust, siis kindlasti tasuks avada see aken täies ulatuses. Kardinad eest ära lükata, sest et kui teie korterisse või tuppa imbub suits, siis tegelikult kardin tõkestab tema väljapääsu aknast. Ja kuna suits on temperatuuriga, ta liigub lae alla, siis ta teie aknast hakkab väljuma akna ülemisest osast. Ja inimene peaks siis hingama alumisest tsoonist. Esmaabi tulekahju koldes, abi oodates või tulekahju koldest evakueerimisel on alati oma hingamisteede kaitsmine, oma hingamise kontrolli all hoidmine ja ka selles ruumis siis võimalikult suure hapniku kontsentratsiooni alal hoidmine. Anda märku, teha häält, et päästeteenistus teid siis märkaks kindlasti ja annaks teile kas juhiseid või võtaks teid siis redeliga alla. Ja kui on võimalus siis sellise märja lapiga kasta kuskil märjaks lappi ja panna see nina ette, suu ette, selle mõttega, et kaitsta oma hingamisteid sellesama ohtliku gaasi eest ja olla võimalikult akna lähedal. Ma arvan, kui me sellisena talitame, siis on suhteliselt tõenäoline, et ka päästed meid näevad ja päästetel õnnestub meid õigeaegselt päästa. Eestis hukkub igal aastal tulekahjudes umbes 130 inimest. See on sama palju kui keskmises reisilennukis kohti. Suurtest lennuõnnetustest räägime me kui 10. või 100. katastroofidest. Tuleõnnetuse taga on Eesti iga-aastane katastroof. Ja kui palju on veel neid, kel tuleb kanda tulest saadud raskeid vigastusi, tihti kogu oma ülejäänud elu. Suitsuandur on kohustuslik igas kodus.